Tere tulemast tagasi kõigile ProSoft.k kanalile, mina olen Leslie ja täna viin teid taas ühele seiklusele. Praegu liigume läbi metsa kusagil Prantsusmaal teel Disney lossini. See paik ehitati 18. sajandil ja on nüüdseks juba mõnda aega hüljatud olnud. Sinna jõudmine on tõeline seiklus. Peame metsas orienteeruma ja arvan, et see on umbes mõne kilomeetri pikkune jalutuskäik, nii et võib-olla 20 minutit kõndimist, et lossini jõuda. See on päris hull. Lossid on alati olnud minu lemmik hüljatud paigad, mida avastada, sest need kannavad endast nii palju tõelist ajalugu varasematest aegadest. See mets on üsna keeruline läbida. Jeroen kõnnib ees, telefon käes, sisse lülitatud ja vaatab, kuhu me peaksime minema. Okei, me läheme väga sügavale metsa. Jumal. Sinna lossi, mis seal on. See on mäe otsas. Let's see. You okay? On sii. Vaadake seda maha jäetud lossi, kõik muu. Jumal, kas see pole mitte hämmastav, see on nagu tõeline. Keskaegne loss. Ma olen tõesti nii elevil, et saan seda filmida ja vaadata, mis siin alles on jäänud. Ajalooliste mahajäetud aarete dokumenteerimine ei ole nõrganärvilistele. Selle konkreetse koha juurde jõudmine viis meid läbi tiheda metsa Prantsusmaa serval. Mitmetunnine teekond läbi raskesti läbitama maastiku. See koos teadmise puudumisega, millises metsavaas me parasjagu olime, muutis selle väga keeruliseks ettevõtmiseks. Lõpuks leidsime tee metsast välja ja tasuks avanes meile esimene pilguheit sellele kadunud iludusele. Muinasjutt oli selle lossile, mis ehitati jõukale Prantsuse perekonnale vahetult pärast esimest maailmasõda. Sellel perekonnal oli pikaajaline ajalugu aadellikus hobuste võidusõidus ning nad ehitasid selle koha just sellele spordialale pühendatult. Paljud mainekad hobuste võidusõidud on selle lossi aladel viimase sajandi jooksul aset leidnud, kuid igal suurel lool on oma lõpp. Perekond sattus rahalistesse raskustesse ja pidi lossi müüma. Kui loss müüdi, sai see uue elu ja muudeti mainekaks hotelliks. See kestis aga kuni aastani 2003, mil mingil arusaamatul põhjusel jäeti kõik sinna paika ja keegi ei tundnud enam huvi selle ajaloolise ilu vastu. Nüüd, peaaegu 2 aastakümmet hiljem, seisab loss endiselt oma mahajäetud seisundis ja hääbub aeglaselt. Meie tänane teekond viib meid selle kunagise maagilise paiga müüride sisse ja me näitame teile selle unustatud jäänuseid. Nii et kõik, ma olen nüüd selle koha sees ja pean ütlema, et see on üks kõige suurejoonelisemaid mahajäetud losse, mille ma olen avastanud oma uurimisretkedel. Vaadake ainult seda koridori ja lühtrit, mis ripub laest. Ma räägin teile natuke selle koha ajaloost. Siin elasid väga rikkad hobusevõistlejad ja hobusekasvatajad ning nad otsustasid ehitada selle tohutu keskaegse välimusega lossi aastal 1928. Pärast esimest maailmasõda ja nad tõesti ei hoidnud millegi pealt kokku. Nad ei hoidnud kokku mitte millegi pealt, mis siin sees on, ega ka arhitektuuri pealt. Vaatame seda keertreppi, mis on tehtud marmorist.
mis viib üles kõige ülemisele korrusele. Ja siis, see lühter, mis meil siin keskel on üks lemmikuid. Ei, see on kaugelt kõige lemmikum. See on kõige lemmikum, mida ma kunagi näinud olen. Ma arvan, et sellel on vasskatte peal, see pole kindlasti täielikult vasest tehtud, muidu kukuks see oma raskuse tõttu laest alla. Aga igatahes, milline meistriteos. Täna viin ma teid läbi selle koha, näitan teile ruume, mis on maha jäetud ja mööblit, mis on sinna alles jäänud. Ja me püüame avastada veelgi rohkem ajalugu nende inimeste kohta, kes siin kunagi elasid, sest nad pidid olema väga huvitavad inimesed. Kõigepealt siin koridoris on meil see nikerdatud puidust sahtel või kapp. Vaatame, kas siin sees on midagi. Okei, ma loodan, et kogu koht ei ole tühi. Vaata neid nikerdusi igal pool ja ämblikuvõrgud on selle juba üle võtmas. Pärast neid aastaid hüljatust. Ma ei öelnud sulle tegelikult, millal see koht hüljati, aga aastal 2003 lahkus perekond siit ilma põhjuseta. Nad ei hoolitse selle eest enam. Bassein on roheline, tagaaed ja esiaed on täiesti võssa kasvanud ja kedagi ei paista huvitavat see laitmatu hüljatud loss. Ja see näib olevat uks, mis viib keldrisse. See on kinni kruvitud. See oleks siis vestibüül, peauks, kust inimesed lossi sisenesid, neid tervitati, pakuti jooki, võib-olla isegi istuti nendel toolidel, nendel ühendatud toolidel. See on väga Portugali asi, alati näeb seda Portugalis 2 eraldi käetuge toolil, mis on siis pingiks kokku pandud. See on väga ainulaadne disain ja ma olen seda ainult Portugalis näinud. See siin on tegelikult üks esimesi, mida ma Prantsusmaal kohanud olen. Ja selle toa poolel on meil see kullatud sahtel. See on kahjuks täiesti tühi. See on imeline mööblise, tõenäoliselt väga kallis. Veel üks pilk sellele ruumile. Ma tahan lihtsalt näidata teile lühtrit ja treppi, mis siin on. Nautige kogu selle ilu. Ja lae kõrgus peab olema vähemalt 9 või 10 meetrit. Ja nüüd kõik vaadake, sest te näete lossituba, nagu te pole kunagi varem näinud. Las ma näitan teile selle laitmatu koha elutuba. Siin kogunes pere õhtuti kokku, nautisid üksteise seltskonda, vestlesid, jõid ja veetsid meeldivalt aega koos. Ja mingil kummalisel põhjusel. Elutoa lõpus on siin lihtsalt hunnik antiikesemeid üksteise otsa laotud, all peegel ja isegi relvakilp sees. Mikerdatud, ma ei tea, miks nad kõik need mööbliesemed siia panid, võib-olla nad hakkasid seda välja koristama või midagi sellist ja lihtsalt jäid pooleli. Režissööri tool. Ma nimetaksin seda ka Egiptuse vaarao tooliks. Väga põnev mööblise. Lihtsalt vaata seda tuba üle. Põnev. Isegi tapeet siin seintel on hoolikalt kujundatud. Näed, seal on vaasid, vapid ja isegi laekarniis on imeline. Sa pead ka lage üle vaatama ja seda üksikasjalikult näitama. See lühter, see on sama stiilis nagu koridoriski. Vau, okei. Siin on väike vitriinkapp, mis paistab olevat lukus ja seal sees on rahvusvahelise kirjanduse kuulsate teoste raamatud. Need siin all tunduvad olevat väga vanad. Pole kaua aega kasutatud. Kahjuks selle tühi. Vau. Kogu mööbel siin, iga viimane kui ese, on nii ainulaadne
ja see näeb välja nagu mingi kirst. Siin on näha metallplaate, sellel on nagu lukk, millega seda kinni panna. Tundub, et see on koht, kuhu sa paneksid oma väärtasju hoiule. Ja siis selle toa, selles servas on meil suur tiibklaver. Selle bränd on John. Broadway and Sons. See tundub olevat mingi Ameerika või Inglise klaver. Mängi ikka veel. Vabandust, seal on kirjas London, jah. Jah. Sa ilmselt nägid seda ja olid nagu, oh jumal, Leslie, kas sa ei näinud seda? Klaveritool, ma kujutan ette, kuidas inimesed siin õhtuti istuvad ja klaverit mängivad. Tundub, et see on endiselt väga hästi häälestatud. Wow. Ja siis on meil siin keskel suur kamin, mis tõesti valgustaks seda tuba ja annaks sellele atmosfääri ja tunde. Siil sees on väike karniis. Ja isegi viimased 1000 sellest, kui nad seda 20 aastat tagasi põletasid, on siiani siin alles. Wow, need vappide kujutised ja plaadid põrandal. Nad reedavad midagi. Jah, ma ütleksin tavaliselt, et need oleksid perekonna initsiaalid, aga seda vappi näeb paljudes mahajäetud ossides, nii et see pole kindlasti perekonnavapp. Meil on siin veel üks uks. See tundub olevat täiesti lukus. Kahjuks, olgu, hoolitseme laua eest. Ja siis toa keskel on meil nagu istumisala, kus inimesed saavad koos istuda, võtta mõnus jook või kohv. Vau, milline tuba. On veel üks asi, millele tahan tähelepanu juhtida. Selles toas, ja need on need 2 tooli. Ma leian, et need on väga-väga erilised. Need on üsna pikad toolid, nii et võiks neid nimetada pigem lamamistoolideks, aga tegelikult ei ole need lamamistoolid. Need on hoopis teistsugust tüüpi toolid, kus sa sõna otseses mõttes lamad sees. Kas ma proovin selle ära? Oh jumal, see on tõeline lõõgastustool, Mulle meeldib see väga. Okei, kõik. Nüüd oleme tagasi koridoris. Iime teid nüüd siia poole, sest me pole teile seda tuba siin veel näidanud. Lähme sinna sisse. Okei, ma ei ole 100% kindel, milleks seda tuba kasutati, aga siin on mõned hämmastavad mööbliesemed, mida ma pole varem näinud, kui olen uurinud. See siin keskel, see tool või pink, see ümmargune pink, on lihtsalt imeline, täiesti polsterdatud. Ja ma olen sellist otsinud väga pikka aega, kui olen uurinud. See on esimene kord, kui ma seda tegelikult näen. Vau, milline hämmastav ese. Täiesti kullatud, nagu näete, ja täielikult polsterdatud. Mis siin sees oleks olnud? Kas siin eksponeeriti kujusid või midagi sellist? Mul pole aimugi. Peegel selle kapi küljel. Olgu, siin on mõned sahtlid, millel on nikerdused. Ja see on jälle üks neist Portugali toolidest, millel on istmealused sisse ehitatud. Nagu erinevad üksikud istmealused, aga keskel on ka suur diivanilaadne istmealus. Need esemed maksaksid antiigiturul palju raha ja siin lossis nad lihtsalt mädanevad, sest nende omanikud ilmselt on liiga rikkad. Need siin on ka imelised, neil on maalid ja jälle näeme nende hobuste võiduajamise ajalugu. Selles aknas on hobune maalitud ja ka selles peeglis. Milline hämmastav ese, sama külg ka sellel, kui selle avad, paljastub seal vaas taimeva. Okei, sulgeme selle ja annan sulle veel ühe ülevaate sellest ruumist. Enne kui liigume üles ja näitame sulle magamistube ja muid asju lossist,
Lähme nüüd üles kõige ülemisele korrusele ja näitame sulle selle lossi ülemist korrust. Liigume mööda treppi üles. Olen selle üle päris elevil. Neil on siin külgedel vitriinkapid. Kus nad eksponeerisid? Tõenäoliselt oma trofeesid või väga kalleid esemeid. Vau, vaata seda suurepärast lühtrit, mis on siin koridori keskel. Laekujundus on samuti väga laitmatu. Vaatame alla. See peab olema üks suurimaid lühtreid, mille ma kunagi näinud olen. Nüüd jõuame ülemise korruse koridori, kus neil oli see roheline polsterdatud pink peegli ees, akna ees. Me võime kõigepealt minna lossi sellele poolele. Vaata seda ukse ava. See avaneb. Ja selle taga on salatuba, ma ei tea, okei. See on lihtsalt salatuba ukse ava taga. Siin on veel üks trepp, mis ilmselt viib 3. korrusele. Okei, me võime sinna hiljem minna, aga kõigepealt lähme siia tuppa. Issand, me siseneme lossi kabinetti, kus äriasju aeti. Vaata seda, siin istus lossi omanik, rääkis hobustest, tegi tehinguid ja kõike sellist. Mulle lihtsalt meeldib see tammepuust kirjutustaud, mis meil siin ees on, kõik need sahtlid eespool, isegi, need polegi sahtlid, need näevad välja nagu sahtlid, aga tegelikult ei ole. Ja laual on meil see marmorist kell, millel on paskne sihverplaat, mis mõõdab aega. Ava on sellest ajast saadik seisma jäänud. Vaata seda eset. Kas see pole mitte lihtsalt hämmastav? See peab maksma 1000 eurosid ja see on lihtsalt siia unustatud. Nahast polstriga tool kirjutuslaua taga. Siis on meil veel üks selline režissööri tool, aga see on veelgi huvitavam, sest sellel on 2. Ma arvan, et need on lõvid käetugedel. Disain sellel. Väga ainulaadne tuba. Ja need näevad välja nagu Aasia päritolu, Hiina või isegi Jaapani antiikkabid, mis meil siin ees on. Lopsakas põllumaa. Kusagil Aasia mandril. Kujutas tavalisi tööinimesi põldudel töötamas. Siis on meil see kapp. Külm kattekiht mõlemal küljel nägude peal. Ja selle kohal viimane õhtusöömaaeg. Milline tuba, milline tuba, mida vaadata. Olen lihtsalt väga elevil, et selles lossis ringi uitada ja vaatama, mida me leiame. Ma arvan, et me seisame praegu ühel lossi tornidest, mida me väljaspoolt näeme. Ma lihtsalt hakkan händama ja vaatama, kuhu ma selle lossi sees jõuan. See on mingisugune magamistuba, see on olnud magamistuba. Ja väljas sajab väga tugevalt vihma. Näed seal taga metsa. Sealt me tulimegi sisse. Selle trepi jätame natuke hilisemaks.
Nii kurb on näha selle lossi lagunemist. Katus ja lagi lihtsalt kukuvad alla. Varsti ei jää sellest midagi alles. Läheme kõnnime koridori teisele poole. Vaatame, mis siia on jäänud. Ma arvan, et me jõuame praegu magamistoa alale. Ei, ma mõtlen kogu aeg. Ma sisenen magamistubadesse, aga tegelikult ei sisenegi. Nad jätsid lihtsalt akna lahti. See on mingisugune istumis- ja lõõvastumisala. Väga ainulaadne viktoriaanlik tool. Täiesti upholstered siin keskel. Kamin selle taga. Aga jälle on sinna sisse töödeldud samad vapid, mida nägime allkorruse elutoas. Hallitus on selles toas juba tekkimas ja mulle meeldib see kapp, mis siin tava on. Seal on mingi võrk peal, nagu näha. See meenutab kanatraati. Siil sees pole midagi. Tundub, et kõik mälestused on õnneks sellest kohast välja viidud ja ainult mööbel on jäänud. Tavaliselt, kui me uurime mahajäetud kohti, on kõik inimeste mälestused, kes kunagi siin elasid, lihtsalt maha jäetud. Ja see on väga kurb vaadata. Aga siin on nad kõik välja viinud ja jätnud ainult mööbli. Läheme edasi. Veel üks istumisnurk. Siin kõrval on meil tualettlaud. Jällegi, see on tõenäoliselt Aasia, Jaapani või Hiina disain. Sellest lossi toodi antiikesemeid kogu maailmast. Tahan sulle kõike näidata. Väga üksikasjalikud, sest ma tean, et kõik, kes seda kanalit vaatavad, armastavad neid antiikesemeid näha. Või seda, mida ma varem ühes teises lossis nägin, ma panen selle siia üles lingina. Ja see on tegelikult täpselt sama pink, täpselt sama polsterdusega pink, mille ma selles lossis leidsin. Jah, kõik ma uurin väga palju mahajäetud losse, nii et kui sa oled sellel kanalil uus, siis kaalu allpool tellimist, kui sulle meeldib see sisu, mida ma teen. See on väga kurb, siin toolil on surnud tuvi. Ja see ei surnud väga ammu, ma tõesti naudin. Siin ringi rännata ja vaadata, mis siia maha on jäänud, on üks mu lemmiktegevusi avastamisel. Lihtsalt mõtiskleda ja vaadata, kuhu välja jõuad. See siin tundub olevat täiesti katki pärast kogu seda aega, mis ta siin on olnud. Lihtsalt laguneb laiali. See oli kunagi maletuba, nüüd enam muidugi mitte. Ja siis läheme sellest uksest läbi. Edasi lossi sisse. Meil on veel üks neist rohelistest pinkidest. Lihtsalt mõtlen, mis kõik need toad on. Milleks neid kasutatakse ja ma näen voodiraami. Seal tava, nii et me tõenäoliselt siseneme magamistuppa. Ja jah, me oleme siin, vaata seda, kahjuks see pole enam üles tehtud, madratsid pole peal, aga voodiraam ise on ikka väga ilus. Täiesti sama stiilis nagu öökapid, voodiraam nende kohal ja tualettlaud selle kõrval.
vaata kõike seda. Siis on meil see nurgas kapp ja ma just vaatasin silmanurgast, et seal on mingi läbikäik palja tellisseinaga. Torustik selle kõrval ja see läbikäik viib meid kuhugi. Okei, ja me jõuame tagasi siia tuppa, kui me läheme läbi selle väikese koridori. Ja ma arvan, et meil on siin veel üks ei. No. See on lihtsalt selle lõpus. Kas pole hullumeelne, et me saime sealt lihtsalt läbi kõndida? Siia tuppa, ma arvan, et siin oli kunagi voodi, sest tundub, et see oli koht, kuhu vanasti voodi panna. Okei, kõik, jah, me oleme tagasi koridoris, nii et... Siin on meil vannituba, ka siin näeb kõik üsna uus välja. Imeline vann, dušiotsik on endiselt olemas. Siin küljel on meil duš ise ja see viib meid teise malamistuppa. See on väga armas. Tundub nagu lapse magamistuba, sest siin on näha seinal Miki Hiire ja piilupart Donaldi pildid. See voodi siin, see voodiraam on samuti väga-väga väike. Annab samuti aimu sellest, mida me näeme. Vaata selles toas, lagunemine on lihtsalt hullumeelne. Everything on põrandale kukkunud. Ei usu, ma olen tõesti väga põnevil, et hiljem videost torne uurida. Ma lähen sinna üles ja vaatan, tõenäoliselt isegi välja, vaatan eetikat. Siin oli tualett, seda ma teile ei näita. Siinkohas on meil veel üks sinine magamistuba, kus õnneks voodiraami enam pole. Nurk. Mööblise veel üks vannituba. Nii palju inimesi oleks siin elanud. Mulle lihtsalt meeldib see pikk šassii, mis meil siin ees on, üks meist. Vaata, kui peen kujundus sellel on. Isegi padjad on seal veel alles. Tualettlaud on siin kõrval. Flower. Presenting it. Ma arvan, et meil on siin veel üks vannituba, jah, ongi. Ja me jõuame selle lossi poole viimasesse tuppa, enne kui läheme ülespoole, et uurida selle koha ülemisi korruseid ning ka selle toa kaminat. Kui sa vaatad sellest aknast välja, näed lossi välisilmed koos tornide ja kõige muuga. Milline põnev vaade meil siin avaneb. Kas see pole mitte lihtsalt hämmastav? Okei, ma olen tagasi selle trepi juures, mida me alguses nägime, aga nüüd läheme sinna üles ja vaatame, mida ülemisel korrusel näha on. Wow. Selle kujundus jälle, ma pean sellele tähelepanu juhtima. Okei, me jõuame selle koha 3. korrusele ja ma näen, et on veel üks korrus, mis viib tõenäoliselt torni.
Okei, ma arvan, et teen selle kõigepealt ära. Lähme kõigepealt torni üles, enne kui me nendes koridorides ringi uitame, lähme mööda seda viimast treppi üles. Tapeet koorub täielikult seinast. Mis tuppa me siia siseneme? Aga see ei ole ju torn. Või on? Siia on jäänud mingi religioosne kujutis. Jeesus osutab oma südamele, vau. Vaata seda. Miks neil on selles toas religioosne kujutis? Mul pole aimugi, olen praegu tagasi 3. korrusel ja vaatame, mis meil siin on. Jälle palju tube, sees on ilus mööbel. Jaapani kunstiteosed, Hiina kunstiteosed, mis iganes need ka poleks, neid leidub siin igal pool. Ja ma arvan, et see vannituba siin, see dušš on tegelikult see torn, mida me väljast nägime. See peab nii olema. Me seisame praegu sõna otseses mõttes duši all. See ongi see torn. Kuidas see võimalik on? Ma arvan, et selle koha võlu ongi selles tornis. Kas vesi jookseb ikka veel? Sa kuuled seda, aga veesurvet enam pole. Sa käiksid tornis duši all, nagu ma praegu ütleksin. Ja tualett on siin taga. Nähtavale jäetud tellised on ka väga ilusad. Meil on veel üks. Meil on siin ülesviiv keertrepp. Uurime ka seda. Võib-olla viib see meid torni või midagi sellist. Kes teab? Jõuame teisele korrusele. Nii palju treppe siin kohas, mis viivad igale poole. Veel üks trepp, okei, nüüd me peame minema torni või kuhugi sellisesse kohta. Vau, ja me seisame praegu kindlasti selle koha kõrgeimas tornis. Ja vihm möllab siin korralikult. Mujima. Vabandan väga tuulemüra pärast, aga siin näete lossi väliskülge. Vau. Ja metsa, mis on selle taga. Täiesti hämmastav. Okei, nüüd liigume läbi selle lossi viimase korruse. Näete, et nad on püüdnud siin taastada keskaegset stiili nende laternatega, mis oleksid olnud keskaegsetes lossides. Siin pole enam midagi. Tavaliselt leian ma alati tekke ja neid kohvreid. Need kirstud, vabandust. Ja siis voodi kõrval selles toas on sul imelised öökapid, mis on täielikult värvitud ja marmorkattega. Siin kõrval on kirjutuslaud. See on samuti väga muljetavaldav. Jällegi väga kena vannituba. Vaatame. Ma arvan, et oleme selle koha peaaegu läbi käinud. See oli väga suur loss, kuid kahjuks enamikus tubades polnud mingeid mälestusi siin elanud inimestest. Siin kõrval on tualettlaud. See on peaaegu nii, nagu see koht oleks hiljem hotellina kasutusel olnud.
ja ma arvan, et mul on selles osas õigus, sest siin on nii palju vannitube, et selle peale on lihtsalt hull mõelda. See tuba on tegelikult üsna põnev. Vau. Kogu põrand on siin lihtsalt katki. Ja see oli ka kunagi magamistuba siin. Katkine tualettlaua kõrval, väga kahju, siin lendas just tuvi minema. Siin on jälle aken, mis avaneb tagaaeda. Koht. Ja see viib meid tagasi alla korrusele. Olgu, kõik, see oli loss. Nüüd läheme välja, ma näitan teile natuke väljast. Olgu, võta mu GoPro, palun, siin, palun. Vau, läbi keldri, lossi sisse. Lähme, paneme kõik kenasti valmis, lähme. Olgu, aitäh sulle väga. Lossis oli isegi bassein, mis on nüüd täiesti roheline, vaata seda. Ma tahan lossist eespoolt veel ühe pildi teha, nii et las ma lähen kohe sinna. Olgu, kõik, meil õnnestus, me liigume nüüd läbi metsa tagasi auto juurde, aga vau, milline avastus, milline loss, midagi sellist pole ma varem näinud. Ja ma tõesti loodan, et teile kõigile meeldis see samuti ja et teile meeldis seda videot vaadata. Kui see teile meeldis, siis palun pange like ja tellige kanal, kui olete siin uus. Ning kirjutage mulle kommentaaridesse, mida te sellest imelisest kohast arvasite. Lisaks on kirjelduses link Patreonile. Kui soovite näha, kuidas ma avastan enamikku selliseid kohti üle maailma, siis palun kaaluge väikest annetust, et seda kanalit toetada. Kõik on öeldud, näeme juba järgmisel nädalal uue eepilise seiklusega. Nägemist. Armastan teid väga.